pakk on saabunud, meie pakk on saabunud. Meie selles mõttes, et me tegime Tikkijate klubiga ühistellimuse kauplusest Mir Võšivki ja keda huvitab Tikkijate klubi, te leiate Facebookist ja keda huvitab tikkimine, ükskõik missugune tikkimine, siis kõik on sinna oodatud, otsige ülesse. Teeme paki lahti. Nii, selline hunnik komplekte. Vaatame koos läbi, et nad kõik ei ole minu omad, sellepärast lahti ma neid teha ei saa. Ma saadan nad kohe edasi omanikele. Ja ma loodan, et kõik, mis ma tellisin, on siin olemas. See on firmal Panna. Ei ole väga suur tikand, 19x24 centimeetrit. Disaineri nimi on peal. Nõiake. Hästi armas. Mulle muidugi kass meeldib rohkem, mis ei meeldib enam. Ja ma täpselt ei saa ütelda, mis siin komplektis on, aga näha on siin kanva ja muline lõngad. Keegi hakkab seda tikkima. Tahate valmis tööd näha, tulge Tikkijate klubisse. See on ka firmal Panna, must vares ja valge vares. Selline pilt ja ma kujutan ette, et siin on must kanva. Ma näen siin musta kanvaad, ma näen siin natuke skeemi. Skeem on nii väike. Ja muline lõngu väga palju ei ole. See on selline osaline tikand. Sünge pilt, pole midagi öelda. Siis järgmine komplekt ma siit järjest võtan on minu oma. Selle ma teen kohe varsti lahti ja hakkan homsest tikkima. See on padi. Suurusega 34x46 centimeetrit. Valmis tööd võite vormistada nagu pilti või padja. No mul tuleb padi. Ja siin on hästi suur kanva. Ma arvan, et see on number 11 count kanva, mis on minu jaoks esmakordne tikkida. Ja muline lõngad. Sellega siia panen järgi. Järgmine on Dimensions tiiger. Seda tiigri pilti olen ma ise ka vaadanud. See on uus väljalase, see on Hiinas juba toodetud. Mitte segamini ta Hiina mingist võlts toodetega. See on originaal, lihtsalt Dimensionsi tehased on nüüd Hiinas. Aga kvaliteet on neil muidugi ikka Dimensions. Disaineri nimi 18 count must Aida kanva. Oi, kes seda iganes tikkima hakkab, see on suur väljakutse. Muline lõngad sellised. Ja see on ka osaline tikkand. Tundub jube vähe neid lõngu, aga pilt on ju ka väike. 30, ei ole, siin on 33x45 centimeetrit on selle kanva suurus. Vesimärk. Ei, mulle see tiiger meeldib. Hakka või ise tikkima. Edasi on midagi väga värvilist, see on ka mulle. See on padi, ma tellisin 2 patja. Moonidega. Firmalt Luka S. 18 värvi, suurus 40x40 centimeetrit. Padja suurus siis. Zweigard, Ankor, 27x20 centimeetrit on siis see tikkand. Ja siin on olemas komplektis kõik muline. See ei ole kanva, mis see on seal? See on Even Wave. Ja siis on padja materjal, ühesõnaga kõik, mis on padja jaoks tarvis, on siin olemas. See tuleb kokku õmmelda. Aga jah, see on mulle, mõnes mõttes ta ei ole üllatus, et siin on pildi peal ju näha, et siin ei ole kanva. Eks teeme lahti, siis näeb, kuidas seda tikkima hakata. Padi. Edasi on mul siin, ja see mul tuleb täitsa meelde. Seda ma olen ka vaadanud, et võiks endale ka võib-olla selle osta. Dimensionsi tikkand. Ka uus väljalase. 16 count hall Aida. Suurus 35x27 centimeetrit. Seda värvi ja kanvaad on palju, aga vaatan, et suhteliselt vähe on muline lõngu. Tundub küll suur pilt olema ju. Juba jätku muidugi ta lõnga pikkus on. Näed sa, siin paistavad veel olema lõngad. Ei, ikka siin on jah. Ikka on. Siin lihtsalt ei paista kõik välja. Hästi armas. Ma olen näinud seda valmis tikkandit, et sellest tuleb hästi armas pilt. Siuke karvane.
Siis on mul veel siin Dimensionsi luik. Vot ma ei mäleta, kas ma pean vaatama, kes meist luige võttis. 14 count sinine Aida, 36 korda 28 sentimeetrit töö suurus, osaline tikand, väga ilus helesinine värv on. Tõenäoliselt kaamera ei püüa seda, aga väga ilus värv on. Üldse kogu see on ilus. See komplekt on veel Ameerika väljalaskega. Jätte, mis vahe on Ameerika ja Hiina väljalaskel? Enne kui nad kolisid ära, siis Hiina väljalaskel on alati võt selline väike märk siin peal. Ameerika omal ei ole. Ja Hiina väljalassetel uutel on selle palleti peal muline. Aga siin on kõik segamini ja siin tuleb nüüd hakata ise sorteerima, mis lõnga värv on mis tooni. See on ka põnev ülesanne. Siin on 2 seda kimpu mulineesid ja iga mõlemas kimbus peaks olema mingi kontrollvärv. Ma arvan, kujutan ette, et ühes on valge ja siis on tabelid, et selles kimbus on vot need värvid, sest vaadake, toonid on hästi sarnased. Ja teises kimbus on siis vastavalt teised. See töö tuleb ära teha. Mul on ka üks Ameerika variant veel. Kiri on kogu aeg teistsugune. Ja, see on, ma kujutan ette midagi rariteetset. Muideks, Dead Dimensionsi komplektid, mis võetakse tootmisest maha, need vanad, nende hinnad tõusevad meeletu kiirusega. Et neid tasub endale muretseda. Siis on mul, kas see on selline nukukene, nukkruusia. Ja siin on, ma ei saa lahti võtta seda, siin on vilt nagu kangas, piiser, see on siis helmed. Ma muidugi ei hakka lahti võtma, ma kujutan, et helmed on teil sees, tikid ära, lõikad välja, ilmselt kuidagi õmbled kokku, riputad. Selline pisikene rahv, ei tea, kas seal teisi rahvusi ka on või? Peab vaatama. Gruusia. Mis mul veel on? Siis on mul siin miška, karuke, 10 sentimeetrit. See on õmblemise jaoks. Selline 10 korda 4 sentimeetrit karuke. Ja siin on, ma näen need kangatükid ja ma kujutan ette, et siin on mingi lõige on siin olemas siis ja siin on karu. Siin on karu ja siin on veel üks karu. No vot, 3 karu saame teha. Rohkem mul midagi ei ole, ma lähen nüüd kontrollima, kas ma sain kõik õiged asjad. Kui te tulete Tikkete klubisse, siis järgmise tellimuse võime teha koos. Ilusa pildi saame. Selline kirju pilt. Ma soovin kõigile head tikkimist ja ma loodan, et Tikkete klubis on varsti neid valmis töid näha. Kohtumiseni!